Ülemiste City's Tallinna professuuri avamine on väga heaks märgiks ajalises mõttes selles, et linn ja akadeemilised ringkonnad ühendavad siis oma jõud, et erinevaid linna ees seisvaid ülesandeid üheskoos lahendada ja teha seda targalt. Meil on tegelikult ju Tallinna linnas päris mitmeid olulisi küsimusi ja teemasid, kus on oluline lahenduste leidmisel ka see, et läheneda teaduslikult. Võtame kas või väga lihtsa probleemi, mis igat tallinlast mõjutab, kes kesklinna autoga satub, kuidas pääseda näiteks kesklinna liiklusest läbi nii, et seal ei kuluks palju aega ja närve. Täna on veoautojuhid, kes laeva pealt Tallinna sadamas maha sõidavad, öelnud, et linnast välja murdmiseks läheb neil juba tund aega, et jõuda kuhugi maantee otsa peale. Ma arvan, et üks võimalus selle professuuri käigus lahendada on ka näiteks liikuvuse teemasid ja eeskätt seda, et kuidas me suudame kas või oma foore ja asju juhtida nii, et meie linnaliiklus oleks sujuvam ja see on ainult üks näide, millega linn ja teadlased võiksid meie elu siin pealinnas palju mugavamaks ja mõnusamaks teha. Täna toimus Targa linnaprofessuuri koostöölepingu allkirjastamine, milles osalevad siis ülikoolid, suured tehnoloogiafirmad ja Tallinna linn. Meie jaoks on tegemist ääretult olulise instrumendiga, kuna linn on eelkõige platvorm, mille kujundamisel erinevad huvigrupid kipuvad vaidlema. Alati, kui sa pakud välja mingeid lahendusi, näiteks linnavalitsus ja linnaplaneerijad, meie enda strateegiagrupp pakub välja mingit tulevikuvisiooni, siis alati leidub inimesi, kes näiteks ei ole sellega nõus või neil on omad argumendid. Ja et lõpptulemus oleks maksimaalselt hea, on hästi mõistlik kaasata sellesse protsessi eksperte mujalt, kaasata eksperte ülikoolidest ja tarku autoriteetseid inimesi selgitamaks siis elanikkonnale, selgitamaks inimestele, milline on õige ja hea lahendus. Ja meie jaoks, poliitikute jaoks on see eelkõige tähtis sellepärast, et mitte eksida.